Ühesõnaga kaamerad ja mikrofonid võiksid esitluse ajaks välja lülitada ja küsimused, mis esitluse ajal siis tulevad, et kirjutage vestlusaknasse. Tegelikult võib ka jooksvalt küsida, et meie see tänane webinar ei ole väga pikk, et võib-olla saame siis kohe selle slaidide vaatamise käigus neid võimalikke küsimusi siis lahendada või vastata. Ja kuna meil on täna siin üsna selline lai seltskond erinevate alade inimesi kaasa arvatud, võib-olla neid, kes Uponoriga väga tuttav ei ole, siis ma paar slaidi siiski ka sellisest Uponori ajaloost ja Uponori ettevõttest siiski esitlen. Vahepeal tuligi küsimus, et kust järgi saab vaadata. Me tõenäoliselt saadame teile selle videolinki pärast, et kas see siis on YouTube'is või on läbi lingi, et kuskilt vaadata. Ehk Uponor on üsna suur ettevõte. Me töötame ja toimetame 26 riigis. Üle-eelmise aasta käive oli 1,4 miljardit eurot ehk üsna suur. Meil on 16 tehast ja keskelt läbi 4000 töötajat erinevates maades. Ja asutatud on ettevõtte aastal 1918. Nüüd kõiki neid erinevaid tärmineid ma siin nüüd ja ajaloolisi hetki ette lugema ei hakka, aga võib-olla lihtsalt on oluline teada, et oleme üsna väärika ajalooga ettevõte. Ja kui nüüd aastaarvudest natukene rääkida, siis võib-olla 2 sellist aastanumbrit on ka tänase koolituse seisukohalt olulised. Ehk esimene PEKSA plasttoru, mida siis kasutataksegi enimalt põrandakütte torustikes, sai Uponori Virspo tehases valmis juba aastal 1972. See tähendab seda, et eelmisel aastal tähistasime siis selle toru 50 aasta juubelit, mis on ka selles mõttes oluline, et kui me räägime sellest, et torustikud peavad vastama teatud standardile ja omama eluiga vähemalt 50 aastat, siis need põrandaküttes kasutatavad plasttorud ongi juba reaalses elus 50 aastat töötanud ja töötavad väga edukalt edasi. See tähendab, et tegemist on väga kvaliteetse lahendusega. Järgmine kuupäev, või järgmine aastanumber, mis oluline on see 1990, kui siis Uponor valmistas esimese komposiittoru, mille nimi rahvakeelis on Alupex-toru, et tegemist on jällegi plastmasstoruga. Ainuke erinevus siis selle eelmise PEKS-toruga on see, et 2 plastkihi vahel on alumiiniumkiht. Ja komposiittorusid nüüd ülemäära palju põrandaküttes ei kasutata, küll aga on komposiittoru üsna levinud tarbeveepaigalt ja kindlasti eramaja omanikel, boileriühendused ja kõik sellised on tehtud ilmselt siis komposiittorudest. Et see oli siis ajaloost niiviisi lühidalt. Jah, siin on siis see veel, et 2018 tähistasime 100 aasta juubelit. Nüüd sellest renoveerimisest natuke sissejuhatavat teooriat ka, et miks üleüldse võiks mõelda siis radiaatorkütte ümberehitamisest põrandaküttele. Siis põrandakütte oma olemuselt on kiirgusküte ja see kiirguskütte sõna võib-olla on osadele inimestele võõras ja et seda kõige lihtsamalt seletada, siis see vasakpoolne pilt on sellisest inimesest suvisel ajal õues, kus siis õhutemperatuur on sama, oletame, et see õhutemperatuur on 20 kraadi, siis nii nagu te teate, eks ole, et kui olete pilve all, siis võib-olla see 20 kraadi tundub üsna jahe enesetundena. Teistpidi, kui pilv ja päikse ees ei ole, siis õhutemperatuur tegelikult ju tõusnud polegi, aga te tunnete ennast palju mugavamalt või teil on soe. Ehk teisisõnu siis soojuskiirguse suhtes oleme 2 korda tundlikumad kui ümbritseva õhutemperatuuri suhtes. Ja see omakorda tähendab seda, et see soojuskiirgus, nii nagu päike paistab, siis samamoodi kiirgab seda soojust teile siis põrand, eks ole, ja mis omakorda siis saame sellest järeldada, et tänu sellele kiirguse komponendi suurele osatähtsusele tunneme ennast mugavamalt madalama ruumiõhutemperatuuri juures. Nüüd põrandakütte puhul
ongi veel lugu see ka, et põranda pinnatemperatuur peab olema siis ainult natukene kõrgem kui ruumiõhu temperatuur selleks, et ennast hästi tunda. Ja on siis erinevate uuringutega selgeks tehtud, et inimese jalale sobivaim temperatuur on 26 kraadi, mis omakorda tähendab siis, et kui te tahate või 26 kraadi puhul, võtame sealt mõni kraad maha, siis me saame sellise nii-öelda ruumiõhu temperatuuriks 24 kraadi, mis ongi ju tegelikult nii-öelda paras. Ehk selle jutu mõte on see, et selle põrandapinna temperatuur ei pea olema ülemäära kõrge selleks, et saavutada see nii-öelda soojusmugavus. Siin üks näide ka, eks ole, et kui meil on põranda temperatuur 25 kraadi ja ruumiõhu temperatuur 21, tegelikult inimene tunneb justkui nagu oleks seal ruumis 23 kraadi. Kiire küsimus oli siin vahepeal, et pinna materjalist sõltub see natuke loomulikult ka, jah, see on tõsi, et kivipõranda peal võib-olla on see tunnetus natukene teine kui parketi puhul. Nüüd sellele põrandaküttel, lisaks sellele soojuslikule mugavusele on mõned sellised plussid veel. Ja üks on siis see, et kuna meil on küttepind hästi suur, siis see tähendab seda, et sellesse põrandasse ehk küttepinda mineva nii-öelda küttevee temperatuur peab olema üsna madal, et siin on küll 45 ja 40 kraadi küttegraafik kirjutatud, aga tegelikult ei ole enamikel juhtudel sellistki pealevoolu temperatuuri vaja. Et kui me võtame radiaatorid, siis radiaatorküttegraafik on, eks ole, siin kuni 80 kraadi, et mis külma ilmaga sinna radiaatorisse minema peab selleks, et tuba soojaks saada, siis põrandakütte puhul on need temperatuurid oluliselt madalamad. Ja esimene efekt on see, et need on ideaalne komplekt siis koos soojuspumpadega, et kui te näiteks eramajas vahetate oma enne olnud puukatla näiteks soojuspumbaga, siis see soojuspump on koostöös põrandaküttega väga hea selline komplekt. Ja loomulikult, mida madalam õhutemperatuur, ehk nagu ma eelnevalt rääkisin, eks ole, põrandakütte puhul me vajame natukene, ei pea me seda tuba siis nii soojaks kütma selleks, et ennast endiselt mugavalt tunda, siis iga kraad madalamat toatemperatuuri annab 5% säästu. Ehk kui meil õnnestub näiteks mugavuses kaotaksime 2 kraadi madalama toatemperatuuriga elada, siis meil on 10% juba nii-öelda energiasäästumist tänaste küttehindadega on ju täiesti okei, eks ole, et sellel on täiesti nii-öelda sääst olemas. Nüüd see väike veehulk on jällegi selles kontekstis siia kirjutatud, et osa inimesi pelgab siin seda, et põrandas voolav veehulk on justkui nagu elamine kuskil veesoone peal, siis ma lihtsalt tegin siin ühe näitena, et kui meil on selline tüüpiline 80 meetrise kontuuriga tuba, et see võib olla siin kuskil, ma ei tea, 12-13 ruutu tuba, eks ole, ja see kontuur on tehtud 20 millimeetrise toruga, siis see veemaht selles torustikus on ikkagi äärmiselt väike, et üks veeämbri täis vett ja vooluhulk samamoodi on üsna tühine, et siin mingisugusest nii-öelda veesoontest ja sellest rääkida ei saa. Tõsi, on inimesi, kellele põrandakütte ei sobi, aga see hulk on ikkagi suhteliselt tühine enamikele inimestele. See soe põrand ikkagi väga meeldib. Kaasa arvatud koduloomadele, koetel meeldib väga sooja põranda peal magada. Veel siis selle põrandakütte eelistest on see, et erinevalt radiaatoritest interiööris midagi näha ei ole, midagi ei ole kuskil seinte peal, miski ei sega teil akende alustesse panna hoopis tükis lilleriiuleid või muid asju, kus vanasti olid radiaatorid. Põrandaküte on ka täiesti hääletu selles mõttes, et seda ikkagi kuulda ei ole, see vesi voolab seal torudes ilma igasuguse helita. Erinevalt radiaatorküttest on põrandaküttega tolmuvaba, seda ei ole seda tolmu kuhugi koguda, eks ole, radiaatorite vahele kipub ta kogunema ja selle puhastamine on üsna tüütu. Täpselt samamoodi ei ole mingisugust õhuliikumist, erinevat mingitest kalorifeeridest või muust sellistest. Ja õhk on ka niiskem, see tähendab, et nii-öelda üldine enesetunne on selles põrandaküttega ruumis
parem ja samuti ei ole sellel õhul ka mingisugust ioniseerimist ei teki, et erinevat radiaatorküttest ja siin on näha, et eks ole, et +2 kraadi temperatuuri juba on teil 4% õhk kuivem. Nii. Veel see tähendab see niiske-õhu seisukoht, üks asi on veel, miks niiske-õhk on tervislikum, on see, et niiske-õhu puhul igasugu pisikud ja bakterid levivad muidugi oluliselt keremini, et see jäi selles eelmise slaidi peal mainimata. Nüüd läheme kohe selle renoveerimise juurde siis edasi, et rohkem sellist teooriat ei räägi, et põrandakütte rajamisel eristatakse põhimõtteliselt kahte rajamisviisi, et esimene on märkpaigaldus, teine kuivpaigaldus. Klassikalise märkpaigalduse pildid on siis siin ees, et kus siis paigaldatakse, eks ole, see on nüüd muidugi nii-öelda uue põranda puhul, et paigaldatakse siis EPS-plaat, eks ole, sinna tõstetakse kannudega terasvõrgu külge kinnitatakse torustik ja see valatakse betooni. Selle valu paksus on suhteliselt paks, eks ole, 30–90 millimeetrini või siis teine variant on, et betooni asemel kasutatakse kipsivalu, aga ikkagi, et see valu paksus on üsna suur, mis renoveerimise puhul võib olla tegelikult probleemiks, et me ei saa sellisel klassikalisel viisil neid põrandakütteid ehitada või teistpidi, et me peame siis olemasoleva põranda täiesti ära lõhkuma ja rajama siis selle põrandakütte uuesti, mis on üsna kallis ja üsna nii-öelda töömahukas töö. Seda klassikaline märkpaigaldus, neid viise on muidugi veel, et see oli siis nii-öelda klassik, kus kasutame terasvõrku, on ka selline, kus need torustikud paigaldatakse selliste klambritega siia sellise EPS-plaadi peale või on võimalik kasutada ka sellist mummudega plaati, aga nende kõikide puhul on see paigalduskõrgus ja see on suhteliselt suur ehk selle renoveerimisel põrandapinna tõus on ikkagi nii-öelda märkimisväärne. Nendest viisidest muidugi, kes tahab sellist klassikalist põrandakütte rajamist, siis soovitangi minna Uponor Eesti YouTube'i lehele, et seal tegelikult on üks selline webinar põrandakütte rajamisest täiesti olemas, kus ma nendest kõikidest pikemalt räägin, aga need on siis nii-öelda tavapaigaldused. Üks kiire küsimus tuli, et kas seda paksust on võimalik vähendada armeeritud betooni puhul. Teatud tingimustel, aga on ikkagi piirid ees, ehk üldjuhul seda valupaksust betoonvalu puhul, kui me klassikaliselt põrandakütet teeme alla 30 millimeetri, ei luba ka standard, et põrandaküttel on selline standard olemas. Aga me jõuame kohe selle peale. Teine klassikaline paigaldusviis on kuivpaigaldus ehk nagu nimigi ütleb, on siis paigaldus selline, kus mingisugust valamist kui sellist ei toimu ja Uponori puhul on siis selle kuivpaigaldussüsteemi selline üldine nimi sikkus ja koosneb ta siis, see rajatakse olemasoleva põranda peale, koosneb ta siis sellisest soontega EPS-plaadist, mille soontesse siis pannakse alumiiniumist soojusjaotusplaadid. See on selleks, et see soojus selle toru ümbert nii-öelda paremini leviks, et erinevat, eks ole, betoonist, mis on hea soojusjuht, siis selle EPS-plaadi puhul ja kui siia läheb otse parkett peale, siis see soojus eriti hästi levida ei taha, et siis need alumiiniumplaadid aitavad seda soojust nii-öelda levitada. Uponoril on need lahendused 14 millimeetrisele ja 20 millimeetrise põrandakütte torule ja see EPS-plaadi paksus, nagu näete, on ka siis 14 millimeetrise toru puhul 25 millimeetrit ja 20 millimeetrise toru puhul 30 millimeetrit. Ehk see paigalduskõrgus jällegi tuleb tegelikult üsna suur. Ehk see 16 tähendab nüüd seda, et kuna see EPS-plaat on suhteliselt pehme, siis otse nüüd selle sikkus 14 ja sikkus 20 paigaldusplaadi peale parketti panna veel tegelikult ei tohi. Et siia tuleks panna üks 14 või 16 millimeetrine põranda kips näiteks veel juurde, eks ole. Ja siit siis see paigalduskõrgus tulebki, et kui meil on see EPS-plaat ise on 25 millimeetrit, eks ole, paneme siia 16 millimeetrise põrandakipsi peale veel, siis juba on meil
41 millimeetrit juba nii-öelda seda kõrgust kaduma läinud. Et sellepärast olemegi siin Uponoris siis välja töötanud natukene paremad lahendused või õigemini lahendused, mis seda põrandapinda nii palju ei tõsta kui nii-öelda klassikalised põrandakütte rajamisversioonid. Ja esimene lahendus, see on siis nii-öelda märkpaigaldus, selle asja nimi on Minitec ehk nagu siin pildi pealt näha, siis see mummudega plaat on tõesti hästi madal ja kohe ma seletan, millest see süsteem koosneb. Selle Minitec süsteemi selline põhiline element on polüpropoleenplaat, näete selle plaadi mõõdud on siin, plaadi kõrgus on 12 millimeetrit ainult. Nii-öelda suurendatud pilt on selline, näete selle plaadi sees on hästi palju kõikvõimalikke augukesi ja sellel on ka oma põhjus, kohe räägin. Ja see Minitec plaat siis paigaldatakse olemasoleva põrandale, eeldusel põrand on ilusasti puhas sile, eks ole. Selle plaadi tagaküljel on liimikiht, see tähendab, et ta kleepub väga ilusasti ja väga tugevalt selle olemasoleva põranda külge. Ja see plaat peale seda, kui need torustikud siia nii-öelda paigaldatud on, kaetakse tasandusseguga. Ja mis selle asja ilu on, kohe räägin. Et kogu komplekt siis selle Miniteci puhul siis koosneb tegelikult siis sellest põhiplaadist, eks ole, meil on vaja siis põrandakütte toru, meil on vaja ääreriba ja meil on vaja erinevaid liiteid. Üldjuhul, kui me mingisuguseid väljavõtteid või kolmikuid või teeme ühesõnaga ilma igasuguste jätkudeta selle paigalduse, siis tegelikult neid liiteid eriti vaja ei ole, et meil põhimõtteliselt on vaja ainult eurokoonust ehk eurokoonust siis selle jaoks, et ühendada torud jaotuskollektoriga. Juhul, kui meil on vaja mingisuguseid kolmikuid või muid asju, siis selle Minitec toru jaoks on need kõik olemas ja on olemas ka tööriist, millega neid liiteid teha. Sellest, mismoodi neid liiteid tehakse natukene hiljem veidi lähemalt. Ja toru siis, mis selle süsteemi puhul kasutatakse, on mõnevõrra erinev selliste klassikaliste paigaldustel kasutatava toru või torust ehk Minitec süsteemi puhul kasutame 9,9 millimeetrise välisläbimõõduga põrandakütte toru, mille nimi on siis Comfort Pipe Plus. Ja see 9,9 millimeetrine toru siis surutakse nende mummude vahele, moodustatakse kontuurid ja siin on siis selline väike spikker ka, et kui palju toru siis millise sammuga või kui suur on siis kahe toru vahe, siis soovituslikult võiks olla 50 millimeetrit vannitubades. Sellisel juhul on torukulu umbes 20 meetrit per ruutmeeter. Köögid, keskeltläbi 100 millimeetrit, eks ole, torukulu poole väiksem ja 150 sammu puhul, mis on üldjuhul elutubades piisav, on torukulu 6,7 meetrit per ruut. Ühe kontuuri maksimaalne pikkus võiks jääda sellise 60 meetri piiridesse. Ja eks selle Miniteci puhul see, kas see nüüd häda on, aga erinevus siis nende teiste klassikalise paigaldussüsteemide puhul on see, et neid kontuure, kuna kontuuri pikkus on piiratud, eks ole, siis neid kontuure ruumi kohta võib tulla päris palju, mis omakorda tähendab siis seda, et see jaotuskollektor kipub üsna pikaks minema. Midagi pole teha, et kuskilt, eks seal on nii-öelda kompromiss, et selle lõpptulemuse ja paigalduskõrguse peal. Samas, see jaotuskollektori suuremaks minek nüüd rahalist kaotust väga suurt ei tee, et ega see kollektor 6-kontuuriline või 10-kontuuriline, siin nüüd väga suurt sellist hinnavahet ei ole. Võib-olla ainuke probleem on see, et kuhu see pikk kollektor kodus ära mahutada, aga ei ole see ka ületamatu, eks ole. Nüüd, kui nüüd võimsust rääkida või kui küsite, et kui palju siis sellise peenikese toruga seda võimsust kätte saab, et kas sellega saab ikkagi elamise ära kütta, siis võib-olla projekteerijad, tavainimesed seda Reviti projekteerimisprogrammi ei kasuta, aga projekteerijad küll, et kes teevad oma projekte Revitis, siis Uponoril on olemas selline põrandakütte arvutamise ja joonistamise plugin, mis on tasuta ja kui nüüd see joonestamise pool, ma olen kuulnud, ei ole maailma kõige lihtsamalt kasutatav, me tegeleme sellega, et see lihtsamaks muutub. Siis see nii-öelda algarvutuse tegemine selles programmis on küll äärmiselt lihtne, et kui meil on teada, eks ole,
millist süsteemi me tahame kasutada, lööme sellesse programmi sisse selle, et me tahame kasutada süsteemi, mille nimi on Minitec, valime toru, eks ole, valime toru sammu, anname ette talle pealevoolu temperatuuri, siin konkreetses näites, eks ole, 35 kraadi. Ja see programm tegelikult arvutab meil need väljendvõimsused kohe sipsti välja, ehk antud näite puhul ma panin siia muidugi floor structure, et me selle taapsi all paneme siis selle põranda konstruktsiooni ka, ehk selle, mis selle Miniteci all on. Siin oli vahepeal jälle küsimus, et kas programm on kõigil. Keegi pani mikrofoni sisse. Programm on kõigile kasutatav, aga teil peab olema Reviti programm. Kuskil hakkab midagi hirmsasti kajama. Kellegil on mikrofon sees. Valeri Kukk, kas te saaksite oma mikrofoni välja lülitada? Aitäh. Et ühesõnaga antud näite puhul, ma ei mäleta, mis ma siia selle põranda nii-öelda struktuuriks panin, aga kui ma panin pealevooluks 35 kraadi, mis on päris kõrge ja toru sammuks 50 millimeetrit, siis sain selle väljund võimsuseks 100 vatti ruut, mis on selgelt küll ja veel, eks ole. Küll aga tuli punasega siin pinnatemperatuuriks 29,1 kraadi, mis on parkettpõranda puhul selgelt liiga kõrge. Et siin siis järelikult tuleb kas, kui meil on võimsust ilmselt vähem vaja, siis me seda pealevoolu temperatuuri saame siit rahulikult vähendada. Et üldjuhul öeldakse ka nii, et ega põrandakütte puhul need maksimaalsed vajalikud võimsused võiksid jäädagi 60 vatti peale ruutmeetri kohta või isegi alla selle, et see 100 vatti on siin juba selgelt üledimensioneeritud. Aga veel kord, et see programm selliste lihtsate arvutuste või algarvutuste tegemiseks on ilma, et peaks mingisuguseid kontuure veel joonistama hakkama, on hästi mugav kasutada. Ma tunnistan, et ma olen ise Revitis ikkagi suhteliselt võik ja see plugina kasutamine, et kontuure joonistada ei ole lihtne, aga selliseid lihtsaid arvutusi teha on see küll äärmiselt mõnus. Aga jällegi see eeldab muidugi Reviti nii-öelda põhitarkvara olemasolu. Nüüd see pinnatemperatuuride jutt, et ehk ühesõnaga, kui seda põrandakütet kavandada ja projekteerida, siis on olemas selline standard, eks ole, mis määratleb pinnatemperatuuride piirid. Ja nagu me näeme siin, siis põrandakütte puhul on lubatud ääretsoonis temperatuuriks kuni 35 kraadi, ääretsooniks peetakse siis välispiiridest meeter või välisseinast meeter ruumi poole, eks ole, seal on lubatud see pinnatemperatuur mõnevõrra kõrgem ja nii-öelda elutsoonis üle 29 kraadi ei tohiks ta ka minna ja parkettpõranda puhul kohe kindlasti mitte üle 27 või osade parketitootjad ütlevad isegi, et kuni siin 24, et seda peab alati siis selle põrandakatte nii-öelda ostmisel parketi valmistaja käest üle küsima. Ja siin on korratud veel see lause, et üldjuhul võib arvestada nii, et normaalselt soojustatud elamus, see põranda temperatuur peaks olema võib-olla ainult 2 kraadi kõrgem kui ruumijõu temperatuur. Me ei pea seda põrandapinda suugi nii üles kütma. Nüüd ma tegin ühe arvutuse veel, et panin selle sama Minitecile, jätsin pealevoolu temperatuuriks sama, hinnakatteks panin parketti ja toru sammuks siis 150 millimeetrit, ehk see, kui eelmises näites oli toru sammuks 50 millimeetrit, siis seekord näete, me saime ka kätte veel küttel 48 vatti per ruut, mis on ka nii-öelda soojustatud. Vaatan, kas ma saan vaigistada. Ja nüüd ma sain mikrofoni, Valeril oli mikrofon sees. Et nüüd ma sain siis väljundvõimsuseks veel 48 vatti per ruut, ehk tegelikult nagu näete, siis Miniteci puhul see 150 samm on üsna piisav selleks, et täiesti arvestatav nii-öelda küttevõimsus kätte saada ja antud juhul siis pinnatemperatuuriks saime ka 24,6, mis parketi puhul siis nagu ma enne rääkisin, on täiesti okei, et see mingit liiga veel sellele parketile ei tee.
oleme teinud ka paar sellist nii-öelda täisprojekti siin oma projekteerijate abiga ehk arvutanud välja siin erinevate korterite renoveerimisel. See konkreetselt näide ongi tegelikult üks korter, siis ehitati radiaatorkütte Miniteki baasil ümber ja siin on näha, et võtsime siin ühe magamistoa, selle magamistoa nii-öelda selleks, et seda toru pikkust mitte ületada, oli vaja rajada 4 erinevat kontuuri pikkused olid siin 50 meetrit, mis jäid siis ka lubatud piiridesse, 60 oli siis see nii-öelda piir, millest üle ei oleks mõistlik minna. Kasutasime sammu 150 millimeetrit ja väljundvõimsuseks saime 1000 vatti, mis oli siis täiesti piisav selleks, et konkreetne ruum ilusasti ära kütta. Ehk kokkuvõtlikult, et kuigi selles Miniteki süsteemis kasutame me hästi väikese läbimõõduga toru, siis sõltumata sellest me tegelikult need soojusnäitajad saame ilusasti kätte, et sellega mingit probleemi ei tule. Et seda on nagu küsitud, et kas ikka nii peenikesest torust ikka piisab ja et kas me seda küttevõimsust saame üsna lihtsalt. Nüüd selle Miniteki siis tegelikult see põhiilu on see, et Miniteki süsteemi puhul kogu selle põranda nii-öelda pinna või põranda pinna tõus on äärmiselt väike, kui me oleme selle mati maha pannud, toru sinna soontesse siis valitud sammuga maha kerinud, siis me katame selle mummulise plaadi tasandusseguga, on spetsiaalsed erinevatel tootjatel muidugi erinevat marki tasandussegud, mis on mõeldudki põranda kütte jaoks ja selle näiteks Kiildo Pro puhul me valame selle plaadi selle tasandusseguga üle ja selle kogu paigaldise, kogu kõrguse olemasolevast põrandast kuni uue rajatava põrandani on see põrand tõuseb ainult 15 millimeetrit. Et kui te mäletate, betooni puhul oli see alates 30, eks ole, kuiv siis sikkus 14, sikkus 20 puhul 40 millimeetrit, siis praegu saame me hakkama ainult 15 millimeetriga. Tõsi, see on erinevatel segutootjatel erinev, et mõni tahab natukene paksemat valu, mõni alla 15 ei ole kedagi, et see 15 on siis nii-öelda see miinimum. Ja teinekord ongi nii, et võib-olla ongi sentimeetri nii-öelda küsimus, et 15 millimeetrit sobib, 25 ehk tavapaigaldist või tavasikkust või mingit kasutades on juba liiga palju, et see on nagu selle Minitek plaadi nagu põhiline idee, et see paigalduskõrgus oleks võimalikult väike ja töötav. See segu ise on, näete siin, see on nüüd tootja lehelt kirjutatud, et on kiud tugevdatud, ideaalne põrandaküttega põrandatele ja mis on ka mitte vähe oluline on see, et käima saab hakata selle valu peal juba 4 tunni pärast, see tähendab, et see renoveerimise protsess on hästi lihtne, et ei ole nii, et valati ja siis ta sinna ruumi nädal aega minna ei saa. Et selle segu peal tegelikult saab käia juba 4 tunni pärast. Nüüd tõsi, seda segu on vaja ikkagi mõned päevad lasta nii-öelda kuivada ja üles kütta, aga põhimõtteliselt peale üleskütmise lõppu 1 päeva pärast võib hakata juba põrandakatet sinna panema. Ehk ka selle tööprotsessi nii-öelda ajaline kulu on üsna tühine võrreldes nii-öelda tavapaigaldistega. Räägime muidugi praegu märkpaigaldisest, eks ole. Ja nüüd juhised, mismoodi siis kogu seda süsteemi paigaldada, et aluspõrand tuleb lihvida karedaks ja puhastada hoolikat, see on elementaarne, eks ole. Siis Kiildo puhul tuleks siis selle betoonpõranda peale nakkedispersioon, Kiildo Start Primer, sellega ta üle teha. Siis tuleb sinna kleepida see Minitek plaat ja panna paika toru kontuurid. Mitte ära unustada seda, et enne igasugust valutööd tuleks teha surveproov, et olla ikka kindel, et toru on terve ja paigalduse käigus midagi ära pole lõhkunud. Siis katame selle toru ja plaadi tasandusseguga, kes on neid termo. Ja muidugi oluline on see, et eelnevalt tuleb siis seinte äärtesse ukse avadesse paigaldada ääreriba. See pilt oli vist üle-eelmise slaidi peal ka, et milline see ääreriba välja näeb. Et nii lihtne on ta siis betoonaluspõranda puhul.
seda minitekki tegelikult saab paigaldada ka puit ja puistlaast põrandate peale. Aga siin on nüüd see häda küll, et sellisel puhul tuleb siis ikkagi üks aluskipsplaat sinna panna, et enne kui valama saab hakata. Ehk paneme siis sellise põrandakipsi sinna. Jällegi kiiltojuhis on selline, teistel tootjatel võib olla see natukene erinev, aga põhimõtteliselt siin on siis selle Start Primeriga. Paneme plaadi ja torustikku, jällegi teeme surveproovi ja teostame valu. Eelnevalt siis ka ääreriba on sinna pandud. Ja need põrandakonstruktsioonid või see paigaldusjuhised need on kõik olemas, ehk siis nagu enne juttu oli, et aluspõrandaks võib olla betoonpõrand, võib olla ka eelnevalt plaaditud põrand ja vaheplaadiga koos siis võime rajada selle minitekiga puitpõranda peale. Nüüd peale seda valu võime siis selle valu katta erinevate põrandakatetega ehk sobivad nii liimitavad kui ilma liimita parketid. Jällegi ma tuletan meelde, et enne siis parketi valikut või parketi valikul tuleks siis parketimüüja käest üle küsida, et see parkett ikka kindlasti on sobilik põrandakütte jaoks. Aga üldjuhul nad on. Võib panna sinna põrandaplaadid keraamilised, võib katta ka vaibaga. Vaiba puhul on muidugi see teema alati, et vaip on suure soojustakistusega, et siin peab siis vaatama, et liiga paksu vaipa võib olla terve korteri või maja ulatuses ei pane, et lihtsalt ei saa seda soojust kätte või siis peab olema see pealevoolutemperatuur äärmiselt kõrge, aga põhimõtteliselt piiranguid ei ole. Ehk lihtne on siis oma olemasolevale põrandale see minitek paigaldada ja sellega see põrandaküttesüsteem omale nii-öelda ehitada. Siin võib olla mõned pildid lihtsalt sellest paigaldusprotsessist, et kuidas see asi nii-öelda välja näeb. Veel mõned sellised ilusad pildid, et siin on siis see, milline on ääreriba ja mismoodi seda ääreriba peaks paigaldama. Siin ilmselt siia tuleb mingi kamin asi, et kamin alus ja mismoodi siis torusid selle plaadi peal pöörama peaks. Sellest nii palju võib öelda, et toru on tegelikult tänu sellele, et ta on suht väikese läbimõõduga, on ta tegelikult üsna pehme, et mitte väga palju jäigem kui tavaline elektrikaabel, nii et sellest neid kontuure nii-öelda pöörata igatpidi on suhteliselt nii-öelda lihtne töö, oluliselt lihtsam kui suurema läbimõõtudega nii-öelda tavapõrandakütte torudel, et see on selline mitte väga kontimurdev töö. Ja siin võib olla siis see pilt lihtsalt, mis võib-olla näitab seda lihtsalt, et kui õhuke see tasandus, see kiht selle torustiku peal peab olema, et peaaegu olematu, eks ole, et see on selle miniteki nii-öelda põhiidee, et saada võimalikult väikese valukihi ehk võimalikult madala siis paigalduskõrgusega. Ma enne rääkisin seda, et see miniteki toru või see 9,9 mm toru on hästi pehme, et seda on lihtne igatpidi pöörata ja neid pöördekohti teha, siis võib-olla juhtub selline asi, et keerata selle pööramise käigus selle torule mõlgi sisse, siis ma pikalt selle toru spetsiaalselt omasustest ei räägi, aga mõned, miks see minitek toru on selline eriline, ongi üks on see, et kui te olete selle toru kogemata mõlki keeranud, siis sellest mõlgist saab hästi lihtsalt lahti, ehk võtate soojapuuri, soojendate selle toru läbipaistvaks, ta läheb selliseks klaasjaks, eks ole, keerate käsitsi selle mõlgi välja, lasete toru ära jahtuda ja see mõlk on selle toru pealt igaveseks kadunud, et see on selle nii-öelda PEX A-toru või selle toru, mida põrandaküttes kasutatakse, üks selliseid erilisi omadusi. Et teinekord juhtub, eks ole. Nüüd juhtub mõnikord ka selline lugu, et põrandakütte torusse tuleb auk. Olete näiteks nüüd kontuurid maha pannud ja keegi tallab selle toru peal. Võib-olla on teil poeg on lühimaaajooksja ja tuleb naelikutega just maailmarekordit püstitamast, astub sinna torusse augu sisse, siis on paanika, eks ole, et
kuidas seda toru parandada, siis kindlasti ei tasuks toru parandamiseks kasutada mingisuguseid lahtivõetavaid liikmikke, aga Uponoril on sellised spetsiaalsed quick and easy liited, millega siis seda katki läinud toru parandada saab. Ja see liide toimib siis niiviisi, ma vaatan, kas mul on järgmise slaidi peal on see nii-öelda näha. Ehk tehakse see liide siis parandusliide niiviisi, et on selline laiendustööriist, siin on ta käsitööriist, millega siis selle nii-öelda katki läinud koha peale kõigepealt paigaldatakse selline rõngas, siis selle laiendajaga laiendatakse seda toru otsa läbimõõtu, pistetakse see liide sinna toru otsa sisse ja kuna sellel põrandakütte torul on selline mäluefekt, ehk ta üritab see toru oma esialgset kuju nii-öelda taastada, siis ta tõmbub selle liite ümber kokku ja nii tekib siis see nii-öelda lekkekindel liides. Ja vot kuna see kokkutõmbumine on selline lõputu protsess, siis see tähendab omavahel seda, et see liide on, see on kindel, et see liide kuidagi moodi järgi anda ei saa ja kuna see liitematerjal on plast, eks ole, ka need nii-öelda laiendusrõngad on plastist, siis sellega ei juhtu seal betooni sees ka midagi, et see liide ei roosteta, ei lagune ära. Ehk see on selles mõttes ideaalne lahendus, et juhul, kui meil selle toruga seal põranda sees tõesti midagi juhtus. Üldjuhul ei juhtu, aga eriti renoveerimisel, aga suurtemastes objektides, kus palju töömehi mööda neid torusid igapäevaselt tatsub, siis neid augukesi tekib küll või teinekord on ka nii muidugi, et teil on see põrandakütte juba maha pandud, ära valatud, eks ole, ja hakkate, ma ei tea, WC-potti paigaldama ja unustate ära, et kogemata sai see põrandakütte kontuur selle poti alla paigaldatud ja hakkate poti kruvidega põranda külge kinni kruvima, siis teete augu sisse, siis see mingisugune väga suur katastroof ei ole, et tuleb siis selle koha pealt lihtsalt lahti lõhkuda ja see toru ära jätkata. Et selle jätkamise kohta lihtsalt siin paar konkreetset näidet veel, et näete, siin on see jätk tehtud ehk nii-öelda tavainimese jaoks või paigaldaja jaoks, äkki selle koha peale jätku tehke, sest siin on see jama, et see valitud koht on pinge all, see tähendab, ta üritab seda liidet nii-öelda väänata ja ta tähendab seda, et selle koha pealt see ühendus ei jää püsiv, et see nii-öelda jätk tuleks teha, võib-olla on vaja teha siis 2 jätku ikkagi seal, kus toru on sirge, et mitte selle pöörde koha peal. Ja võib-olla neile veel, kes neid liiteid panevad käsi laiendajaga, siis on hästi oluline, akulaiendaja puhul seda probleemi ei ole, aga käsilaiendaja puhul küll, et kuna seda toru laiendamiseks on vaja seda laiendumisliigutust teha mitu korda, eks ole, siis iga kord, kui te seda toru olete laiendanud, tuleks seda laienduspead natukene pöörata ja selle vajadus on lihtsalt sellepärast, et see toru sisepinnale jäävad sellised laiendusjäljed. Ja kui me laiendame seda kogu aeg ühe ja sama koha pealt, siis on teatud lekkeoht olemas, et aku laiendajal seda muret ei ole, et seal see laienduspea pööramine toimub automaatselt, aga kui me kasutame käsilaiendajat, seda, kus siin eelmise slaidi peal oli, eks ole, siis me teeme seda laiendusliiget mitu korda, et siis me peaksime tegelikult peale igat seda liigutust siis seda laienduspead või tööriista natuke pöörama. See oli siis see Miniteki pool. Nüüd teine pool, mida me siis tutvustame, on Siccus Mini ehk madala paigalduskõlgusega kuipaigaldussysteem. Tegelikult on ta nii-öelda müüdavaks, saab ta jaanuaris 2024, aga sellise eelinfona ja juhendid ja muud asjad on tegelikult juba olemas, et kui keegi hakkab kavandama võib-olla järgmiseks suveks, et siis on see Siccus Mini selline lahendus. Ja siin on selline näide, ma ise tegin pildi, et millest see süsteem siis koosneb, et siin me räägime kuipaigaldusest, siin mingit valu ei ole, ehk on siis selline nii-öelda alus EPS-plaat, mille peale on paigaldatud selline õhuke alumiiniumkiht terve plaadi ulatuses ja sellesse alumiiniumkihti on tehtud siis toru jaoks sooned, kuhu siis need kontuuritorud paigaldatakse ja nüüd, kui ma selle tavasikkuse puhul rääkisin seda, et
et kui me katame selle sikkusplaadi siis parketiga, siis justkui oleks meil vaja selleks, et see põrand vetruma ei jääks vahepõranda kipsi, siis vot sikkus mini puhul on see alumine EPS-plaat tehtud nii palju kõva, et me võime põhimõtteliselt selle parketi siia otse nii-öelda peale paigaldada. Ja mis siis omakorda tähendabki jälle seda, et see paigalduskõrgus tuleb üsna madal. See plaat ise siis on, näete, 15 millimeetrit paks ja nagu ma ütlesin, on ta hästi kõva, et tema survetugevus on 400 kilopaskalit. Torusooned, mis siia sisse tehtud on sammuga 100 millimeetrit, mis on üldjuhul küll ja veel selleks, et vajalikud soojusvõimsused kätte saada. Kasutatav toru on ikka see sama Comfort Pipe pluss 9,9 millimeetrine, eks ole. Ja alumiiniumfoolium on ka suhteliselt paks, mis seal peal on selleks, et see soojus nii-öelda põranda katte all ühtlaselt leviks, et siis ta on selline 0,1 millimeetrit. Ja jällegi kõik abimaterjalid, abimaterjalid tulevad järgmise slaidi peal, et ehk ühesõnaga selle sikkus mini peale paketi võib paigaldada otse, sinna mingisugust vaheplaati vaja pole. Nüüd natukene erinev on lugu siis, kui me tahame selle sikkus mini peale paigaldada keraamilist plaati, mis on ka võimalik, siis tuleb siiski keraamilise plaadi puhul on vajalik kasutada sellist vaheplaati, mis on 6 millimeetrit paks ka ainult, see on selline eriline sünteetilisest materjalist nii-öelda vaheplaat, mis liibitakse sikkusplaadi külge. Ja sellisel juhul on meil vaja ka sellist erilist ääreriba, mis tuleb siis seina äärtesse ja ukse avadesse panna. Ehk veel kord, et kui me kasutame parketti, siis on meil vaja ainult see sikkusplaat, toruplaadi soontesse, parkett peale. Kui me tahame kasutada, võib teha keraamilised plaaditud põrandad, siis meil läheb siia see vaheplaat juurde, eks ole, et selleks, et see plaat sinna plaadiseguga maha panna. Ja paigaldus äärmiselt lihtne, üks inimene saab selle tööga täiesti rahulikult hakkama, kõik need kollektorid ja liited ja muu selline on põhimõtteliselt sama. Nüüd, kui meil mingisugusel põhjusel on vaja neid sooni sinna sellesse plaati juurde teha või teha neid kuidagi teistmoodi, siis ka selle jaoks on selline soone tegemise tööriist olemas. See küll tähendab seda, et kõigepealt tuleb siis see alumiiniumkiht sealt selle peno pealt eemaldada, see on täiesti teostatav. Seda saab rahulikult sealt ära tõmmata ja pärast siis õigesse kohta tagasi kleepida, et on selline soone lõikamise masin ka, et me oleme suhteliselt vaba. Kellegi läks jälle mikrofon järgi. Ehk ühesõnaga kokkuvõtteks siis need kaks uut asja, sikkus mini ja miniteki põhieelised või miks ma neist üldse täna räägin, on siis madal paigalduskõrgus võrreldes kõikide teiste paigaldussüsteemidega. See paigaldus on ka äärmiselt lihtne, et tavainimene või meesterahvas saab sellega täiesti rahulikult hakkama. Vaja on ühte inimest, kahekesi läheb kindlasti muidugi lõbusamalt. Ja võib-olla veel, mis on üks oluline asi, on see, et selle miniteki puhul me räägime ju hästi õhukesest valukihist, mis tähendab seda, et see ülesköetava materjali mass on pisike, ehk kui tavaliselt on sellisesse betooni valatud põrandakütte mingisuguste ajagraafikute järgi juhtimine suhteliselt mõttetu teema, sest see betooni mass on nii suur, et selle jahtumine või üleskütmine võtab ikkagi päris kaua aega. Siis miniteki puhul on selliste öiste ja päevaste graafikute ja muidugi sikkus mini puhul seda enam on nii-öelda õigustatud ja mõeldav. Ja muidugi see ka, et see paigalduse nii-öelda ajakulu või see on suhteliselt väike võrreldes muude asjadega. Ehk need on need põhi nii-öelda argumendid, et miks selle mini ja miniteki puhul peale peaks mõtlema, et põranda lõhkumine jääb ju ka ära, eks ole, et selle saab ilusasti panna olemasoleva põranda peale. Ja nüüd viimane nii-öelda kolmandik, räägime natukene siis põrandakütte automaatikast ka, et kui me oleme nüüd selle renoveerimistöö ära teinud,
tänane teema on ju see renoveerimine, et siis me ja need torud siia põrandasse maha pannud, ja radikad välja visanud, et kuidas me seda süsteemi siis juhtima hakkame ja juhitakse seda siis põrandakütte automaatikaga ja lühidalt siis sellest ka. Et noh, räägime tegelikult kahest temperatuuri reguleerimisest, nii nagu alguses rääkisin, siis põrandakütte vajab üsna madalat pealevoolu temperatuuri ja selleks on meil vaja siis sellest katlast või soojuspumbast mitte, aga kui meil on endiselt mingisugune katel, siis on meil vaja sealt katlast nii-öelda väljuv küttevee temperatuur kuidagi maha saada ja see on siis nii-öelda pealevoolu temperatuuri automaatika. Soojuspumbal on see automaatika juba olemas, aga nagu te loete siin pellet, katlad ja kõik muud asjad, et selleks on vaja siis eraldi sellist pealevoolu temperatuuri automaatikat. Ja teine grupp automaatikat on ruumitemperatuuri reguleerimine ehk suure tõenäosusega erinevates ruumides võime tahta erinevat ruumitemperatuuri, magamistoas võib-olla madalamat, elutoas siis mõnevõrra kõrgemat, siis selleks on olemas selline asi nagu ruumitemperatuuri automaatika. Nüüd pealevoolu temperatuuri, oletame, et meil on siiski mingi katlamaja või mingi selline asi, mitte soojuspump, siis selle jaoks on eraldi automaatikad ja üldjuhul seda pealevoolu reguleeritakse välisõhu temperatuuri järgi. Ehk siin on selline mõiste nagu küttekõver ehk pealevoolu temperatuur siis sõltub välisõhu temperatuurist ja põrandakütte puhul see küttegraafik siin üks näide on näiteks see, eks ole, et kui väljas on -30 kraadi, siis me saadame põrandasse 30 kraadise vee, kui õues on -10, siis võib-olla ainult 25 ja 0 kraadi puhul võib-olla ainult 22, eks ole. Et see on siis küttekõver ja see pealevoolu temperatuuri automaatika. Aga sellest väga pikalt ei räägi. Nüüd on olemas ka sellised lihtsamad pealevoolu automaatikad. Võib-olla me oleme renoveerinud nii-öelda elamise osaliselt ära, et osades ruumides on jäänud meil radiaatorkütte ja osad ruumid oleme siis ümber teinud põrandakütte jaoks, siis on meil võimalik kasutada selliseid spetsiaalseid puubagruppe, mis paigaldatakse otsejaotuskollektori ette ja nende abil siis oma see põrandakütte käima saada või pealevoolu temperatuur, mis me põrandaküttesse vaja välja reguleerida. Et pubagrupid siis on kahte tüüpi. Üks on siis selline, kus me keerame lihtsalt endale sobiva temperatuuri paika ja põrandasse saadetakse alati konstantne temperatuur. Ja teine veidi kallim või õigemini päris palju kallim süsteem on see, et kus me saame sellele automaatikale tegelikult lisada ka välisanduri ja juhtida seda põrandaküttesse mineva vee temperatuuri kollektori ees välisõhu temperatuuri järgi. Nende asjade nimed on siis pumbagrupid. Ja kui meil on võib-olla põrandakütet ainult mõned üksikud kontuurid, et kui me oleme renoveerinud oma elamist nii, et võib-olla enamuses elamises on endiselt radiaatorid, aga oleme põrandakütte, kas või seesama miniteki baasil rajanud vannituppa näiteks, siis on sellised pisikesed pumbagrupid, mis on 1-2 kontuurile mõeldud, et kus me saame jälle seda sama teha, et vähendame pealevoolu temperatuuri põrandakütte jaoks sobivaks ja juhime siis selle põrandakütte vee siis nende pumbagruppide abil sinna põranda alla. Pealevoolu temperatuuriga saime ühele poole. Järgmine oli siis ruumitemperatuuri automaatika ehk selle asja mõte on siis see, et juhtida või reguleerida tubade temperatuure, et koos kollektorid on meil juba paigas, eks ole. Siis on meil juurde vaja mingisuguseid termostaate seina peale, mis mõõdavad ja reguleerivad siis selle konkreetse toa temperatuuri. Tõenäoliselt on meil vaja olnud ka kollektorkappi, kus see kollektor paigaldada ja on meil vaja mingisugust kontrollerit, mis siis nende termostaatide info nendel ajamitel edasi annab, mis siis konkreetseid kontuure avavad, sulgevad. Et see on siis ruumitemperatuuri automaatika komplekt. Ja kõige tähtsamad jupid sellest automaatikast on termostaadid. Siin on neid Uponori puhul päris suur valik. Kõige tänapäevasemad on need 2, eks ole, ja mida siis ilusasti kasutada saab. Ja neid omadusi ka, mis neil termostaatidel on päris palju, võib-olla üks asi, mis on võib-olla oluline
eesmärkid on see nii-öelda tajutava temperatuuri mõõtmine. Ehk nendel kahel termostaadil on sees tegelikult 2 andurit, et üks on selline lihtsalt temperatuuri andur, mis mõõdab siis seda temperatuuri selle termostaadi ümber ja siin termostaadi sees on veel ka selline kiirguskütte andur ehk see termostaat võtab ka arvesse erinevatel pindadel kiiravat soojust. Et ehk ühesõnaga see reguleerimise täpsus või see on mõnevõrra kõrgem kui tavalistel termostaatidel. Need termostaadid mõõdavad ka niiskust, te saate kontrollida, milline on niiskustase teil tubades. See tegelikult on nii-öelda informatiivses mõttes tähtis, aga seda niiskust tuleks mõõta sellisel juhul, kui me põranda kaudu jahutame, et siis on neile termostaatidele veel lisavõimalused, et kondensaadi vältimised ja muud sellised. Ja kui me räägime Uponori siis põrandakütte automaatikast, siis tegelikult saab selle automaatikaga juhtida ka radiaatori ventiile, kui teil on nii-öelda segapaigaldis, siis on võimalik ühe ja sama automaatika ploki ja äpiga juhtida ka radiaatorid. Edasi. Nüüd need termostaate on 2 tüüpi või automaatikaid, et ühed on siis sellised, kus seinal olevad termostaadid ühendatakse kaablitega. Ja siin on oluline siis märkida, et tegemist peab olema vähemalt 4-soonelise kaabliga, siin on väike spikker ka, et millised need kaablid olla võiks, ehk seda tavalist valgustikaablit kasutada ma ei soovita. Cat 5, Cat 6 väga head. Ja siin on see ilu see, et kui meil on 4 soont, siis selles termostaadis endas tegelikult mitte mingisuguseid lülitusfunktsioone ei ole. See termostaat töötab nii-öelda andurina ehk sellest kaablist 2 soont siis võtavad ja saadavad informatsiooni edasi ja 2 soont on selle termostaadi toide lihtsalt. Ja mis siis tähendab seda, et me saame neid termostaate kaabliga ühendada ka näiteks järjestikku, et me pärast siis ütleme sellele kontrollerile, et milline termostat millist ajamit juhib, et see teeb mõnel juhul kaabelduse ja kaablite vedamise lihtsamaks. Ja nende termostaadi toitepinge on, ekslikult räägitakse mõnikord siin 24-voldises süsteemis, siis tegelikult nende termostaatide toitepinge on ainult 5,5 volti ehk äärmiselt madal pinge, et siin mingisugust elektrišoki või elektriohtu ka ei ole. Ehk need on siis kaabliga termostaadid ja kaabliga süsteem. On olemas ka täpselt samasuguse välimusega termostaadid, mis töötavad üle raadiolainete, mitte siis üle Wi-Fi, mida ka jälle teinekord ekslikult arvatakse üle raadiolainete. Nad suhtlevad kontrolleriga 868 MHz-iga. Termostaatide tegevusraadius kontrollerist võib olla kuni 30 meetrit. Seal üldjuhul ei ole minu kogemustega erilisi probleeme nende levidega olnud üheski majas. Võib-olla vanalinnas, kus on seal meetrised kivimüürid ja seal võib olla tõesti probleem, et see raadiolaine ei levi, aga üldjuhul selle raadiolaine levimisega mingit probleemi pole. Ja ma rõhutan, et need on raadiolained, aga mitte Wi-Fi. Ehk selleks, et süsteem töötaks, teil mingisugust Wi-Fit vaja veel ei ole. Wi-Fit läheb meil vaja siis, kui me tahame hakata juhtima süsteemi äpi kaudu, et me kohe sinna jõuame. Ja mis nüüd veel puutub siis sellesse levisse ja võimalikku levihäiresse, et siis sellele süsteemile on sisse ehitatud selline turvafunktsioon, mis tähendab siis seda, et kui näiteks termostaadi toide on 3-voldine autopuldi patarei, kui see side nüüd selle termostaadi ja kontrolleri vahel miski pärast kaob, siis hakkab see kontroller tööle niiviisi, et ta hoiab 7 minutit seda kontuuri teil põrandakütte kontuuri avatuna, ehk soe pääseb põrandasse ja 14 minutit kinni, jälle 7 minutit lahti, 14 kinni, ehk ta garanteerib selle, et kuigi termostaadit infot ei saada, eks ole, et teil majas torustikud ära ei külmu, et see turvafunktsioon on sinna sisse ehitatud ja see on sisse ehitatud ka juhtmega süsteemile, näiteks, et kui keegi kogemata termostaadi kõrvale paigaldab
ma ei tea, Picasso maali ja puurib selle kaabli katki, eks ole, termostaatide kontrollerisse justkui enam nii-öelda infot ei anna, siis tegelikult need kontuurid ilma kütteta ei jää, et see on sinna nii-öelda sisse pandud. Nüüd nendele termostaatidele saab juurde pookida ka enda termostaadi külge põrandaanduri. Põrandaandurit on teil tõenäoliselt vaja niisketesse ruumidesse, et te tahate kontrollida vannitoa põranda temperatuuri, et see oleks igal juhul soe. Siis vannitoa ja niiskete ruumidega on meil nii-öelda kaks aspekti. Et esimene on see, et kõik termostaadid on kaitseklassiga IP20. See tähendab, et tegelikult, mis siis, et nende termostaatide toitepinged on väiksed, siis niiskushindad nad ei ole ja see tähendab siis seda, et vannitubade puhul tulekski seda vannitoa nii-öelda temperatuuri juhtida põrandaanduri kaudu. Ehk termostaati paigaldame vannitoast väljapoole ehk teisele poole seina, eks ole. Termostaadi külge paneme põrandaanduri. Siin on natukene juhised, et kuhu see põrandaandur tuleks paigaldada ja juhime selle niiske ruumi temperatuuri siis põranda temperatuuri järgi, mis on täiesti lihtne. Ja see on, see IP20 on kõikidel termostaatide puhul, et neist ükski ei ole mõeldud paigaldamiseks niiskesse ruumi. Eks vannitoad on erinevad, et mõne inimese vannituba on suurem kui teise inimese 4-toaline korter, eks ole, et kui teil vannitoa nurk on, kuhu see niiskus kunagi ei satu, siis sinna selle termostaadi paigaldada tõenäoliselt võib, et nii kriitiline see ei ole, aga üldjuhul siiski, sellega peab arvestama, et niiskuskaitse tal puudub. Nüüd ühe termostaadiga on võimalik juhtida loomulikult mitut kontuuri, et eriti Miniteki ja Sikkus Mini puhul on ilmselge, et nagu siin eelmiselt näites oli magamistoa puhul oli meil 4 kontuuri selleks, et see tuba ära kütta. Siin on köök-elutuba on 2 kontuuriga, eks ole, siis täiesti rahulikult me saame neid kontuure juhtida ühe ja sama termostaadiga, et me ei pea panema iga kontuuri jaoks eraldi termostaati ja mõnikord on ka nii, et ühe termostaadiga võime juhtida erinevaid ruume, et ei ole, oletame, et meil on magamistoa kõrval kohe mingisugune riietusruum, mille temperatuur või garderoob ei pea olema millimeetri täpsusega, et me võime selle nii-öelda magamistoas oleva termostaadi ju panna juhtima ka seda garderoobi või panipaika või mis iganes, et see on täiesti võimalik. Ja ühe termostaadiga võib põhimõtteliselt juhtida terve kontrolleriga ühenduses olevaid kontuure, et siin nagu mingit arvulist piirangut ei ole, nii palju kui kulub. Nüüd automaatika üks omadus, mida Uponor uhkusega esitleb, on tasakaalustamine ja tasakaalustamine põrandakütte puhul tegelikult tähendab seda, et igasse ruumi on üldjuhul ju erineva pikkusega küttekontuurid ja võimsusvajadused ja see tähendab ka seda, et see vooluhulk, mis sinna kontuuri läheb, peaks olema erinev. Tavaliselt projekteerija arvutab selle ilusasti välja, et iga kontuuri kohta on siin liitrid sekundis või minutis või mis iganes. Ja siis selle jaotuskollektoril on ta siis plastist või terasest, seal mingisugust vahet ei ole. On selline vidin peal nagu vooluhulga regulaator või vooluhulga mõõdik. Selle pildi peal võib-olla hästi näha ei ole, aga tegelikult on siin sellised kriipsud ja numbrid peal ja see punane ujuk, siis seda väärtust näitab, ehk siis selle nii-öelda kruditakse need seadistaja tuleb, eks ole, võtab projekti lahti, seal projektis on kirjas, et vasakult esimene kontuur peab olema näiteks 10 liitrit minutis, siis senikaua seda vooluhulga regulaatorit kruditakse, kuni see ujuk on jõudnud 10 liitrini sekundis, eks ole, ja siis on selle konkreetse kontuuri vooluhulk seadistatud. Selle nii-öelda käsitsi tasakaalustamine on see, sellele ega muud häda pole sellel midagi, et kui see, et võib-olla igaüks ei oska seda teha, eks ole, ja teine on see, et kui ruumis tehakse mingeid muudatusi, et siis tuleks justkui seda seadistust ju jälle muuta, niisugused marginaalsemad näited võib-olla, et kui teil algselt on nii-öelda laminaatpõrand, laminaat tundub mage, ostate paksu vaiba, siis kuna paksu vaiba soojustakistus on päris suur, siis tuleks justkui seda kontuuri natukene nii-öelda järgi aidata, et sooja rohkem saada. Siis tuleks jälle minna selle kontuuri juurde ja seda vooluhulga regulaatorit krudida. Selle vastu on Uponoril selline kavalam lahendus, automaatne tasakaalustamine,
mis on siis sellele ruumi automaatikale sisse ehitatud. Ja Uponor väidab siis nii, et see automaatne tasakaalustamine toimib siis nii, et need vooluregulaatorid jäetakse kõik avatuks. Termostaatidelt seadistatakse soovitud temperatuur. Nüüd see automaatikablokk on nii palju tark, et ta siis kogu aeg nii-öelda saab infot termostaatide käest, et kui kiiresti siis ühe või teise ruumi nii-öelda soovitud temperatuur saavutatakse ja vastavalt sellele infole siis neid ajameid ja ajamite avamise aega muudab. Ehk sisuliselt ei ole vaja teil mingisugust läbivoolu enam nii-öelda krudida, automaatika teeb selle töö teie eest ära. Ja seda on testitud, et meil on suisa selline sertifikaat, et see süsteem toimib nii täpselt, et selle automaatikaga oleme me saanud ruumi temperatuuri reguleerimise täpsuseks 0,4 kraadi, mis on üsna hea tulemus. See tähendab siis seda, et see ruumi temperatuur võib kõikuda piirides siis 0,4 kraadi siis selle temperatuuriga võrreldes, mis te termostaatide pealt nii-öelda soovinud olete. Automaatikal on veel hunnik lisavõimalusi. Üks on see, mida kutsutakse, mis on klappide liigutamine. See on nagu üks tüüpiline viga, mis alati sügiseti tuleb nii-öelda kütteperioodi alguses välja, on see, et osad kontuurid ei taha soojaks minna. See kehtib ka muideks radiaatori ventiilide puhul, et selle kollektori peal, eks ole, ajam liigutab selliseid klappe selliste nõeladega. Ja võt, kui need nõelad on, ajam on suvisel ajal, kui on soe, eks ole, on need klapid kinni, ehk need nõelad on alla surutud asendis. Ja siis, kui kütteperiood ükskord kätte jõuab, siis selle nõela vahel on mingisugust sadet tekkinud ja ta ei lähe lahti, eks ole, ja kontuur jääb külmaks, et siis tuleb see ajam sealt pealt ära keerata. Ja näpitsatega natuke seda klappi liigutada. Aga kui teil on meie automaatikat, siis see automaatika on nii tubli, et tema teeb seda liigutamist suvisel ajal ise. Et ma seda ajavahemikku täpselt ei mäleta, kas kord 2 nädala jooksul või midagi sellist. Ehk sõltumata sellest, et ta suvel kütet ei vaja, siis ta ikkagi korra laseb selle ajami lahti, laseb selle klapi nii-öelda liikuma ja tulemusena ei juhtu siis seda, et kui sügisel kütma hakata, et on need klapikesed nii-öelda kinni kiilunud. Selle pildi jaoks muidugi siin on tegemist ka mitte Uponori kollektoriga, mis on ilmselgelt ka üks põhjus, miks need klammid kinni kiiluvad. Automaatikal on lisa, et kui ma rääkisin, et juhtmevabadel termostaatidel ei ole vaja meil Wi-Fit. Wi-Fit on meil vaja siis, kui me tahame kogu seda ilu juhtida läbi äppi. Ja mis äpp meile juurde annab, ehk läbi siis mobiiltelefoni neid erinevaid võimalusi on päris palju, mida te siis äppiga saate. Neid ma kõiki siin täna rääkima ei hakka, et meil on, keda see äppiga juhtimine rohkem huvitab, siis Uponor Eesti YouTube'i lehel on selle automaatika eraldi webinar, et kellel selle vastu huvi on, soovitan vaadata, et see on ka niisugune tund kopikatega. Aga neid lisavõimalusi on päris palju, et igasugu ökorežiimide seadistamised läbi äppide näete ka seda, kui termostat ära kaob või termostadi patarei tühjaks saab, siis erinevaid häireteateid on võimalik tellida oma telefoni, kui mingisugune jama küttega on, eks ole, jahutus saame lülitada ja seadistada. Lisaks on läbi äppi võimalik anda ka paigaldajale ligipääs teie süsteemile. See tähendab seda, et kui teil on mingi anomaalia, siis selle asemel, et see paigaldaja nii-öelda kalli raha eest omale koju kutsuda, siis võite te lihtsalt äpis seal anda sellele paigaldajale ligipääsu. Tema pääseb oma telefoniga teie süsteemi vaatama, eks ole. Ja võib-olla leiab selle vea lihtsasti üle, ilma et peaks kuhugi sõitma. Lisaks on läbi äppi ja läbi pilvejuhtimisega, kuna see kontroller ikkagi evib mingisugust tarkvara, siis alati ju tarkvarasid uuendatakse, parandatakse, pannakse lisafunktsioone, siis läbi äppi ja pilvevähenduse käib see üsna lihtsalt. Aga veel kord, et kogu see äpimäng ja see osa, et see webinar soovitan vaadata, et kellel selle vastu tõsisem huvi on. Ja see on selline ilu ja bling natukene, et lisaks kõigele äpi juhtimisele on võimalik kogu seda
süsteemi juhtida ka nutikõlaritega, et kes tahab nii-öelda proovida siis Alexa ja Google'i nende nutisüsteemidega saate selliseid asju läbi kõlari, ilma et peaks siis telefonist mingeid asju näppima. Et kas tõsta temperatuuri või küsida õhuniiskust või muud sellist, et selline lisavõimalus. Täiesti uus, jällegi saadaval alates jaanuarist on nüüd selline natukene soodsam variant Ruby automaatikast, mis töötab 230 voldi peal, et kui nüüd see eelmine oli, eks ole, mäletate, termostaadid olid kas siis 5,5 volt juhtmega või 3-voldise patareiga, siis selline soodsam versioon on 230 voldine automaatika, ehk siin on siis termostaadid 230 volti. Ja antud kontrollerid on ainult kaabliga ühenduse jaoks, siin mingisuguseid raadiolainega versioone ei ole, mis nüüd küll on erinev võrreldes eelnevate süsteemidega, mis olid 230 voldised, on see, et nendele kontrolleritele mõlemale sisse ehitatud see automaatse tasakaalustamise funktsioon, mida enne kindlasti ei olnud. Ajamite liigutamine, pumbajuhtimine, kütte ja ohutuse ümberlülimine, niiskusanduri lisamise võimalused, see kõik on neil olemas, aga ei ole siis mingisugust internetiühendust, et ehk sellel lihtsamal versioonil, mis teeb oma töö väga hästi ära, on lihtsalt natukene neid lisavõimalusi piiratumalt. Aga teistpidi jälle selle, küsimus on hinnas, eks ole, et kui see nii-öelda eelnev automaatika on üsna kallis, siis see 230 voldine süsteem on mõnevõrra odavam. Ja see on tõesti uus, et see on nii-öelda saadaval jaanuarist. Ja siin võib-olla võib seda märkida, et kui kellegile, ma küll ei tea kellele, aga on inimesi, kellele Uponori termostaadid ei meeldi, siis kui eelnevatele automaatikatele teiste tootja termostaate kasutada ei saanud, siis nendele kontrolleritele tegelikult on lubatud paigaldada ka teiste tootjate, võib-olla teile meeldib, ma ei tea, musta värvi termostaat, mida 230 voldist hetkel vähemalt Uponor ei paku, et siis see on nii-öelda lubatud. Aga põhifunktsioonid on tal ikkagi samad, ehk ruumijõu temperatuuri reguleerimine on see number 1 ja siis need automaatne tasakaalustus number 2, ajamite liigutamine number 3, et need võimalused on. Ja need kontrollerid on veel kusjuures ka 2 tüüpi, et üks on siis selline nii-öelda lihtsam versioon, näete kuni 12 ajamit ja kuni 6 termostaati saab siia lisada, automaatne tasakaalustus, kõik see on siin olemas. Mida ei saa, on kui me tahaksime põranda kaudu jahutada, siis seda teha me ei saa. Ja X80 kontroller on siis selline, et kuhu saab lisada kuni 10 termostaati ja 12 ajamit ja lisaks siis selle lihtsama kontrolleri versioonile on jahutuse kütte ümberlülitus, niiskusanduri sisend, aga see on nagu jahutuse teema, et see on natukene teine nii-öelda temaatika. Vot. Nüüd sellest Reviti pluginist veel lõpetuseks, et kes Revitit kasutavad, siis ja meie seda pluginat on katsetanud, siis meil on 14. kuupäeval, see oli mälu järgi teisipäev, üks selline kergelt rahvusvaheline webinar, et kus me siis sellest Reviti pluginast räägime ja see on Microsoft Teamsis, korraldavad meie Poola nii-öelda BIM Center inimesed ehk kes selle Revit pluginaga tegeleb, siis palun võtke osa, et see registreerimine on meie kodulehel ilusasti leitav uponor.ee, et saate seal registreeruda. Ja kõik, mis nagu seda BIM-i puudutab, on leitav, et kui meil kellelgi on vaja meie toodete, siis neid BIM-mudeleid, siis need on sellisel aadressil ja see plugin ka on selle bim.uponor.com lehel siis ilusasti alla laetav. Nüüd infomaterjale ja asju, nagu ma siin korduvalt olen rõhutanud, siis Uponor Eesti kanalil on erinevaid juhendvideosid erinevate süsteemide paigaldamiseks ja samuti päris palju neid webinare ka, nii automaatika kui sellise klassikalise põrandakütte rajamisega, päris mitu on neid seal, et kellel huvi, siis tasub seal külastada.
igasugu spetsiifilisemad küsimused, palun kirjutage. Jah, kõik materjalid, keegi küsib, et kas materjalid on tuleb lihtsalt ära registreerida ja kõik on sealt alla laetav. Siis üld nii-öelda meil, kust võib igasugu infot ja asja küsida, on see kliendi teenindus. Siin on teenindus on see muidugi. Ja see on siis minu nii-öelda lauatelefon, et see on kõikvõimalikele küsimustele vastamine on minu töö. Aga kõige parem on muidugi, kui te kirjutate mulle otse meilile, et see on kõige lihtsam võimalus erinevat infot saada. Nüüd neile, kes tahaksid meie tooteid osta, siis siin on list meie edasimüüjatest. Kui ma nüüd siia olen mõne kirjutamata jätnud, siis meie kodulehel on nad kõik olemas. Et on otse nüüd nii-öelda lõpptarbijale müüjad, et hindade küsimiseks ja muu pakkumiste saamiseks, siis on neid kohti, kust meie tooteid saada on päris palju.